Tere, ma olen Nastja, ma olen Tartu Rahvusvahelisest Majast ja viimased 10 aastat tegelen ma lastevanematega, kes on pärit teistest riikidest ja kes on tulnud Eestisse oma lastega, panevad need Eesti kooli. Kindlasti on palju väljakutseid ja ka palju rõõme kaasnenud nende lastega ja täna me räägime rändetaustaga lastest nende lastevanemate kaudu. Ja miks me seda teeme, sellepärast et on teada, et lapsevanemal on väga suur roll selles, kuidas laps koolis hakkama saab, kaua ta seal üldse käib. Ja me kuuleme tihti ka koolidest, et on mureks see, et näiteks kodu ei toeta või pere ei ole motiveeritud. Aga selleks, et kodu saaks toetada, selleks on teatud tingimused ja teatud asjad vaja läbi mõelda ja sellest me täna räägimegi, et milline võiks olla kooli koostöö lapsevanemaga. Ja miks ma räägin lastevanematest, sellepärast et on teada, et lastevanematel on hästi suur roll selles, kuidas lapsed koolis hakkama saavad. Seal on ka välja toodud, et 1/8 kõige olulisemast aspektist, mis määratleb edukat kooli, on tegelikult lapsevanem ja koostöö lapsevanemaga. Ja seda kinnitavad ka teised teadusuuringud, et see, kas laps jääb kooli, kui kauaks ta kooli jääb, kui hästi ta seal hakkama saab, see on väga paljuski lastevanema kätes. Ja tegelikult me kuuleme seda hästi palju ka koolidest, õpetajate käest, et kodus ei ole toetust, lapsel on raske, kodu ei ole motiveeritud, pere ei ole motiveeritud, see kõik mõjutab õppimist. Samas me teame ka seda, et rändetaustaga vanem kukub üsna kiiresti nagu välja sellest protsessist teinekord, et juhtub sageli, et tal jääb see suhe kooliga selliseks nagu nõrgapoolseks. Ja selleks on mitmeid põhjuseid ja tüüpiliste põhjustena tuuakse välja seda teadusuuringutes, et vanemal võib olla madalam haridus, kui keskmiselt üldse selles riigis nagu vanematel kombeks, ja madalama haridusega vanemal on toetada oma last raskem, sellepärast et tal ei ole millegile toetuda selles protsessis. Ja ma mäletan ühte last, kes oli teises kooliastmes ja kool ütles, et ta läheb õppima halvasti, et põhiline, mis ta on õppinud, on pinginaabri pealt maha kirjutamine ja et vanemad ka justkui ei tunne huvi tema hariduse vastu. Ja ma mäletan, et ma läksin nende poole külla ja küsisin, kas kodused tööd on tehtud. Öeldi, et ei ole, sellepärast et laps ei oska, õigemini laps ise ütles, ja siis ma niimoodi natuke survestasin seda last, et me saaksime see siis koos tehtud, see oli ebaviisakas, ma olin külaline, et mind ei pidanud tööle mitte panema, aga et lõpuks me jõudsime selleni, et tal oli jäägiga jagamine. Ma pidin ise meelde tuletama, mis on jäägiga jagamine, aga selles protsessis sain ma aru, et laps ei tea, mis on jagamismärk ja ta ei tea ka seda, mis on jagamine. No ja siis me võtsime 9 kommi ja 3 last ja jagasime ära ja siis me võtsime 10 kommi ja jagasime 3 lapse vahel ära ja kodutöö sai sellel päeval tehtud. Aga koolil oli olnud ootus, et vanemad aitavad last ja vanemad tegelikult neil oli niimoodi, et emal oli vist 3 klassi haridust, isal 1. Neil oli väga keeruline elulugu ja neil ei olnud mitte mingit võimekust õpetada oma lapsele jagamist selgeks, nad oskasid jagada küll, nad jagasid komme ka oma laste vahel ja võrdselt. Aga seda, et milline on jagamismärk või mis on jääk, seda oskust ei olnud ka nendel, aga kool ei teadnud seda, sellepärast et see polnud kunagi jutuks tulnud. Et vahel vanemad ei suuda toetada ja ma näen sellistes peredes, just nagu madalama haridusega peredes hästi tihti seda, kuidas lapsevanem tahab, ta ütleb lapsele, et mine, õpi, võta raamat, istu, loe, aga tegelikult ei tea, kuidas last toetada, nii et see ei pruugi olla see, et nad ei taha. Teine tüüpiline põhjus võib olla see, et lapsel on või vanemal on keelebarjäär ja muidugi on tänapäeval olemas hästi palju erinevaid võimalusi, Google Translate ja mis kõik veel, aga tihtipeale vanem ikkagi ei saa aru sellest, mis infot ta koolis saab, kui ta üldse mingit infot on saanud. Ja kolmas põhjus on see, et lapsevanem ei mõista haridussüsteemi, sellepärast et see erineb piisavalt suurel määral sellest, millega ta harjunud on ja ta ei saa aru, kuidas, kus ja mismoodi sekkuda, millisel hetkel sekkuda ja kuidas sekkuda, selleks, et oma last toetada. Ja teiste riikide näidetel on näha, et on iseenesest 2 asja, mida lastevanematega tehakse. Üks on see, et on proaktiivne suhtlus
Ehk siis infot pakutakse mitte siis, kui lapsevanem tuleb ja küsib, vaid pakutakse infot ette sellest, milline on ka haridussüsteem, mis toimub koolis, kuidas lapsel läheb, millised on küsimused ja mitte ainult ei pakuta infot, vaid ka lapsevanema käest küsitakse infot. Ja teine asi on see, et lapsevanemat toetatakse nende oskuste omandamisel, mida tal ei ole, aga mida tal oleks vaja selleks, et oma last toetada. Ja vahel on need oskused sellised, noh, ütleme erialased. Näiteks on koole, Saksamaal tehakse seda, et 2 korda nädalas lapsevanemad tulevad kokku ja neile räägitakse, mida nende laps õppis või mida selle lapse klass õppis. Ja nad saavadki sisuliselt teada, et matemaatikas võeti seda või mingisuguses emakeeles võeti seda. Ja nad vähemalt teavad, mis teema on ja mis on selle põhiaspektid, aga see võib olla ka midagi sellist, mis võib tunduda nagu otseselt kooliga mitte seotud, aga samas on hästi oluline see, et laps saaks üldse hommikusöögi söödud enne, kui ta tuleb, et see hommikusöök oleks nagu päriselt tervislik või õigemini vähemalt siis selline, et ta täidaks kõhtu ja laps ei oleks tunni aja pärast uuesti näljane. Ja siis on erinevaid viise, kuidas teistes riikides näiteks julgustatakse vanemaid tulema koos lastega, kas oma lastega, kes siis nagu samal ajal neil on mingisugune tegevus, et nad ei pea lihtsalt ukse taga passima, või siis ka väikelastega ja on hoid sellel ajal. Nii et näiteid on erinevaid ja kõiki kindlasti ei pea kool ka alati ise tegema, selleks on võimalik leida partnereid. Uus-Meremaal näiteks on kohaliku omavalitsuse tasandil selline vanemnõustaja, haridusnõustaja, kes räägib vanematele ära paljud üldised asjad enne veel, kui vanem läheb kooli, sealhulgas ka seda, kuidas lapsevanem saab toetada oma last. Ja kui me nüüd lähme tagasi selle juurde, et lapsevanema osalus on hästi oluline, selleks, et lapsevanema osaleks, peab tal olema nagu arusaadav, milles ta osaleb ja mis protsess see on, siis üks koht, mida me näeme väga tihti, on see, et lapsevanem nagu ei saa piisavalt infot. Või et ta saab infot sellisel moel, et on raske sellest aru saada. Ja me teame, et Eesti koolides on tavaline see, et näidatakse koolimaja, öeldakse, millised koolitarbed, räägitakse toidust. Aga need koolid, kes on pikemalt tegelenud rändetaustaga lastega, kui nad on tulnud Eestisse nagu, mitte nagu 10 aastat tagasi, vaid nagu pigem hiljuti, nad lähevad palju sügavamale ja palju põhjalikumaks. Et jah, kooli üldine tutvustus on muidugi oluline, on ju, ja sealhulgas tihti unustatakse ära see, et kui lapsevanemale, et näidatakse mingisugune klass ja söökla ja vetsud ja garderoob, on ju, aga see, et see on aula ja sealt toimub aktus ja see esimene koht, kuhu te peate tulema, on hoopiski üks see aula, on ju, et see jääb nagu näiteks näitamata, on ju. Aga kui me lähme nagu sealt edasi, siis koolitarvetega võib olla see, et saadetakse kooli nimekiri, seal on kirjas joonelised vihikud, seal on võib-olla isegi kirjas mitu joont. Vanem ei saa tegelikult aru, mida nõutakse ja ainuke nagu asi, mis on vaja teha, on sellel hetkel öelda, et kui sa oled poodi, näita seda nimekirja poemüüjale, sest ta ise ei tule selle peale võib-olla. Ja see juba on abiks, sest muidu ta lihtsalt pusibki selle nimekirjaga, ta ei tea, mis on nii ja nii mitmejooneline vihik ja kus seda vaadata, aga ta ei tule ka selle peale, et küsida. Riietuse küsimused on alati sellised, mida on nagu palju lihtsam näidata, kui et seletada abstraktselt, sest pidulik riietus võib tähendada mida iganes. Kui on võimalik fotoga illustreerida, millised on igapäevariided, milline on pidulik riietus, milline on pikk dress või lühike dress, millised on vahetusjalatsid, sest vahetusjalatsite kontseptsioon on üsna ainulaadne ausalt öeldes meie piirkonnas. Et seda kõike on nii palju lihtsam vanemal aru saada, kui seal juures on mingisugune kas pilt või siis seesama vahetusjalats, mida talle koolist näidatakse. Toiduküsimused on alati üleval, sealhulgas näiteks see, et kas laps võib koolist osta ka midagi ja kui ta võib midagi osta lisaks sellele toidule, mis on, et aga palju raha ma talle kaasa annan niimoodi, et mõistlik on. Kooli elu ja kooli ajad. Näiteks, kus saab üldse vaadata tunniplaani, sellepärast, et neid vanemaid olema näinud küll ja veel, kellel pole õrna aimugi, et kus seda vaadata, need on ära unustanud ja need ei tea, kust küsida. Ja kahjuks tihtipeale ei tea vanemad ka üldse, et kes koolis on, milline personal,
lisaks õpetajatele, et klassijuhatajat ikka teatakse, tihti teatakse ka näiteks eesti keele õpetajat, aga seda, et koolis on psühholoog, lapsel on väga vaja ja seda psühholoogi otsitakse jumal teab kust oma kodumaa riigist, aga tegelikult on koolis olemas, et vanemad lihtsalt ei tea. No ja siis loomulikult on palju selliseid väikseid asju, mis võivad suureks osutuda, et näiteks, et 1. septembril kõik lapsed tulevad lilledega, on ju, aga et see rändetaustaga laps ja tema vanem, nad ei tea, et see komme on ja see laps seisab seal ja on natuke õnnetu, sellepärast et temal ei ole lilli ja no seda ei ole mäletatud öelda. Aga kõige võti, ma ütleks, on see, on kommunikatsioon, ehk siis suhtlus lapse vanemaga. Ja see jääb tihtipeale kuidagi nagu hästi 10-järguliseks. Ja tundub, et asjad toimivad küll, aga et kõik koolid, kes on tegelenud pikka aega rändelastega, ütlevad, et parem algusest võimalikult palju nagu kulutada nagu energiat selle peale, et see kommunikatsioon hakkab jooksma, et päriselt on kõikidel osapooltel kogu info olemas ja on mingisugune isegi võib-olla nagu vormistatud kokkulepe selle kohta, et kuidas seda infot nagu omavahel jagada, sellepärast et hiljem on nii palju lihtsam. Mõned koolid on rakendanud seda, mida nad on nimetanud vaatlusperioodiks, ehk siis nagu lepitaksegi kokku, et näiteks meie esimesed 2 kuud me vaatame, kuidas lapsel läheb ja sellel ajal me vahetame infot hästi aktiivselt. Meie anname vanemale infot, me vahetame koolisiseselt infot, aga ka lapsevanem teab, et tema ütleb, kuidas lapsel on ja kuidas temal vanemana on. Ja sellise nagu algse kommunikatsiooni tähtsust ütlevad nii õpetajad kui vanemad, et seda on raske üle hinnata. Neid teemasid on rohkem, aga et võib-olla veel üks teema, mille peale tihtipeale ei tulda, on see, et arutada vanemaga, millised on eakohased oskused, mis lapsel selles eas tavaliselt on. Ja see puudutab muidugi nagu eeskätt algklasside õpilasi ja need, kes tulevad esimesse klassi, et see, mida kõike vanem ei tea, mida laps võiks osata, no sellest võiks kirjutada raamatu, aga need võivad olla asjad, mis on teinekord täiesti ootamatud, et me eeldame, et laps oskab ennast riidesse panna, tegelikult ei oska, vanem ei ole tulnud selle peale, et koolis ta seda abi ei saa samal moel nagu lasteaias ja vot sealt tuleb nagu hästi palju selliseid nagu kurvastamisi ja masendust ja ei julge küsida, ei julge öelda ja laps tuleb õnnetult koju ja nutab ja mis kõik veel. Ja selge on see, et kui lapsevanem ja laps on stressis, siis ega sellel lapsel läheb õppimine ka halvemini, sellepärast tal kogu aur läheb selle peale, et oma stressiga hakkama saada ja tegelikult samamoodi ka lapsevanemal. Nii et kui nüüd tulla tagasi selle juurde, et lapsevanema osalus koolis on oluline, siis nagu lapsevanem ei saa osaleda, kui ta ei tea, mis koolis toimub ja millest ta osaleb. Ja kui on võimalik toetada selles, eeskätt selle esialgse info andmisega, kui ta on pärit teisest riigist ja edasi jooksvalt protsessis sellega, et ta nagu käib kaasas selle lapse nagu teega ja saab aru, et mida tema saab teha. Et tegelikult saab lapsevanem ka siis, kui tal ei ole eesti keelt, teha väga palju. Ta lihtsalt ise arvab, et kui ta eesti keelt ei oska, mõnikord me ka õpetajatena võib-olla arvame, et kui ta eesti keelt ei oska, siis ta ei saagi aidata, sest me mõtleme, et koduseid töid ei saa aidata teha, aga saab. Lapsevanem saab näiteks tagada selle, et laps alustuseks üldse kooli jõuab iga päev. See, et ta tuleb kaasa mingisugustele ekskursioonidele, mis võib-olla ei ole kohustuslikud. See, et ta küsib lapse käest, et ta tunneb huvi selle vastu, aktiivselt tunneb huvi selle vastu, et kuidas lapsel koolis läheb, mida ta tegi, isegi kui ta vastusest aru ei saa, ütleb lapsele, et loe mulle, mis siin kirjas on. Vahet ei ole, et ta sellest aru ei saa, aga lapsevanem ei tule selle peale ja niimoodi nagu see laps jääb hästi üksinda ja lapsevanem kukub nagu ka sellest suhtlusest välja, kui ta ise nagu ei oska hästi palju pingutada selleks, et suhtlust käigus hoida ja vot sealt on nagu siis juba kooliprobleemid ka kiired tulema. Ja võib-olla üks oluline asi, mida mõelda on see, et esimese hooga on ikka see, et tekib stress. Et mis asja, et mul on nii palju tegemist, näiteks õpetajana, klassijuhatajana, et nüüd veel siis see ka. Rändelaps nagunii on õpetajale ikkagi paratamatult nagu selline lisakoormus, kui ta räägi nagu eesti keelt või tuleb nagu väga teise taustaga ja vajab sellist nagu kokkuviimist.
ja siis veel tema vanem sinna otsa. Aga ärge tehke kõike üksi. On võimalik tegelikult kaasata teisi vanemaid näiteks ja seda ütlevad lapsevanemad ise, et nende jaoks teised lapsevanemad ja üldse nagu Eesti kool on nagu kõige suurem sisenemiskoht tihtipeale nagu üldse Eesti nagu ühiskonda. Ja see võrgustik, mis tekib selle kooli ümber, on nende jaoks hästi suure väärtusega, aga see võrgustik ei pruugi tekkida väga lihtsalt. Vanem ei tea, kes räägib seda keelt, mida tema ja kelle poole võib pöörduda ja kas üldse on okei pöörduda. Ja kui näiteks klassijuhataja saab klassikoosolekul ära teha selle sammu, et ta küsib teiste vanemate käest, et kes oleks nõus olema lihtsalt see kontaktisik uuele vanemale, olgu ta siis Ukrainast või USA-st või kus iganes, kes räägib, ma ei tea, siis mingit keelt ja kelle käest saab küsida, et oota, mis see oli, mis õppida anti või kui nad homme lähevad sinna metsa, et mis sa talle kaasa paned või mida iganes küsida, et kas ma sain õigesti aru, et siis see on nagu selle rändetaustaga lapsevanemaks nagu hästi suur väärtus. Ja teise vanema käest on tihtipeale ka palju lihtsam küsida, kui näiteks õpetajat hakata tülitama, et väga paljud rändetaustaga laste vanemad minu kogemuse kohaselt ei küsi, sellepärast et nad arvavad, et mis ma tülitan. Et õpetajal on niigi palju teha või siis äkki, et küsimus on rumal ja et kuidas ma küsin. Ja neil oleks hästi palju lihtsam, kui oleks keegi teine, kelle käest saaks küsida seda sama küsimust, ilma et see nagu selline nagu surve oleks peal. Ja ma arvan, et see võib-olla ongi siis nagu selle asja selline kese, et rändetaustaga lapse vanem väga tihti osaleb protsessis vähem, sellepärast et tal ei ole ülevaadet protsessist ega ka sellest, kuidas osaleda. Ja kui me ei suhtle temaga, siis ei saa tema teada, mis protsess on, ei saa meie teada, kuidas oleks tema osalusest kõige rohkem kasu, sest rändetaustaga laste vanematel võivad olla väga põnevad oskused, võrgustikud, võimalused midagi huvitavat kooli sisse tuua. Meie lõpueesmärk on see, et lapsel koolis võimalikult hästi läheks. Ja kui me teame, et selleks on hea, et lapse vanem võimalikult palju toetab, siis äkki on võimalik siis leida neid võimalusi õpetajatena, et seda lapse vanemat paremini kaasata. Ma loodan, et nendest mõtetest on teile kasu ja siin slaidil te näete ka kontakti, minu kontakte ja te võite alati ühendust võtta, kui teil tekib mingeid mõtteid, mida jagada või küsimusi, milles võib-olla tahaks peegeldust. Aitäh!